Nii, sõitsin kodust Vääna-Jõesuusse 36 kilomeetrit, kus elab Gideon ning hakkame koos grillima. Mida me grillime, seda raske öelda, kuna Gideon läheb ja toob poest midagi. Et see on jah praegu üsna ehitamise järgus. Gideon läks praegu poodi. Näitan, siin on siuke elutuba, siin on köögiosa, tualett, siin saab magada, piiblit võimalik lugeda ja siinpool kuskil on ka veel sauna koht, võimalik ka sauna minna, siin on veel omaette ruum. Ja näed, tissidega naine. Ja siin on sauna eeskoda. Ja palun väga, siin on sauna jaoks koht tulemas. Väga ohva. Šampinjonid, riis, kurgid, liha ja väga huvitav pruunleib. Olen siis Meremõise telkimisalal. Hakkas kergelt vihma tigutama ja see sundis mind natukene kiiremini telki püsti panema hakata ja siis ma mõtlesin, et see on tegelikult päris intuitiivselt püsti pandav telk, et ta on väga kuidagi loogiliselt sellise värvikoodiga tähistatud, et mis otsa käib parasjagu mingisugune kaare ots, et siis siuke halli otsaga käib vastavalt siis halli tähistusega kinnituse külge ja kus on punane kaar ja siis läheb see oranžiga. Et selle ma sain paari üksiku minutiga, ma arvan, et 5 minutit isegi oleks palju öelda. Sain selle sisetegi juba püsti, et ja siis peale käib siukene veel üks kaar, veel lisakaar, mis kinnitub huvitavalt, ta nagu käib klõpsuga kinni siit. Just see konkreetne lüli. Et siis ei ole seda ohtu, et hakkad ühes otsas panema, ronid teisele poole, juba ühes kohas tuleb lahti. Et ei pea kahekesi, see on täiesti üksinda üles panda telk, et Big Agnes, Copper Spur, HVUL, 4-kohaline telk siis. Sain selle, kus ma sain, ma ei mäletagi, mis mingi veebist tellisin. USA-st vist. USA jah. Euroopas ei ole selle kuskil müügil, ma ei tea, mis pärast. Või oli kuskil ka Euroopa laos kuskil neil olemas. Et see on väga populaarne. Eriti USA-s muidugi. Väga kerge ja väga ruumikas. 2,45 umbes niimoodi kaalub. Või natukene mööda panna, kuidagi mälu järgi. Mulle meeldib see, et tal on sees palju rohkem seda ruumi neljakesi olemiseks. Et need väga palju telgid, mis ma olen vaadanud, et 4-kohaline telk. Ja kui hakkad arvutama, siis teeb tõesti väga vähe ruumi iga ühele. Et ongi napilt, sa saad mingi 51 centimeetrise madrats sisse panna ja sul ei ole mitte mingisugust mänguruumi. Et kui kellelgi on natukene laiem madrats, siis kõik vihkavad teda, et see madrats läheb tiste madratsite peale kohe. Aga siin selles telgis jääb ruumi 2,4 või mitu meetrit oli, 2,4 vist ja mitte 2. No, tavaliselt kuskil 2,1 või 2,2, aga see on lisa 20 centimeetrit, annab mõnusa kindluse, et kui tahes, mitte kui tahes lai, aga kui on ka kellelgi oluliselt laiem madrats, et see ei põhjusta kohe probleeme. Panen siis selle pealmise
kate ka püsti, praegu õnneks jäi vihm järgi. Panen pealmise katte peale, siis vaatan seespoolt ka, et missugune see telk siis on. Ma ei ole veel kordagi seda kasutanud. Tal on 2 eeskoda, kui see kate läheb peale, siis siia tekib 1 eeskoda ja teisele poole ka, et 2 sissepääsu on väga tore. Aga sellest kõigest hiljem. Nii, nüüd on telk täiesti püsti. Ka see peamine osa oli intuitiivselt arusaadav kohe, kui tuleb panna miski ots. Just tänu nendele värvikoodidele, mis on vastavalt igas kinnituse otsas. Minu jaoks on üllatav see, et ainult 1 ventilatsioonijaba on siin üleval, teisel pool ei ole. Ning nojah, et muidugi saab ka siit külje pealt teha lahti vajadusel, kui peaks hakkama liiga palju kondentsi tekkima. Eks seda täna õhtul näeb, kui palju seda tekib. Nii peaks väga tekkima, tegelikult siin all on ilusti ruumi, peaks õhk pääsema. 1 üllatus oli veel, et kuidagi neid pulkasid on vähe. Ehk siis tegelikult neid haasasid, kust läbi panna ja kinnitusi on palju rohkem, näiteks siin on siin vabalt 4 tükki oleks võinud veel neid rohkem olla, et tuulenööridele ka kinnitust oleks. Aga praegu on siis nii. Saaks paremini panna, ta ei ole nii pingul, aga praegu on ta nii. Väga head kaared, tõesti sellised paksemad kaared. Sama TAK firmalt, väga kvaliteetsed, kerged, vastupidavad. Aga mis ta praktikas on kogu see telk tervikuna ja detailidena, seda näebki aastate jooksul nüüd. Mõeldud eelkõige peretelgina, aga ma tahtsin teda lihtsalt praegu püsti panna. Näha, et missugune ta üldse välja näeb. Väljast näeb ta siis välja selline. Vaatame sisse ka. Ja seda tahtsin ka veel mainida, et tal on neid lukke üsna mitu. Siit saab lahti teha. Siis siit külje pealt. Ja teiselt poolt samamoodi, et saab 2 kohast teha lahti. On põhimõtteliselt võimalik, siin on 1 lukk ja teine lukk. On võimalik siis ka kasutada käimiskeppe ja saab kasutada sellise katuse tekitamiseks. Jah, matkakeppe siis proovida. Aga kuna mina ei ole matkakeppide kasutaja üldiselt Eesti oludes eriti, ei ole neid vaja olnud mul, siis mulle need väga palju lisamugavust ei anna või lisa täiendavaid võimalusi, sest mina ei viitsi, mingi toika võib metsalt leida ja panna tekitada sellist võimalust, kui on soovi, aga ei ole nagu väga puudust tundnud. Olgu, vaatame siis sisse ka. Nii, selline näeb see telk seest välja. Kõigepealt väikse tiibu peale. 4 inimese telk siis põhimõtteliselt on võimalik panna siin mitmetesse kohtadesse asju, nii siia ülesse, 2, 3, 4. Kusjuures on võimalik ka kõrvaklapid. Ühesõnaga panna siit kuidagi midagi laadima eraldi. Siin on 2 osas akupank alla ja telefon üles või vastupidi. Ning siis siuksed pisikesed taskud on ka veel siin all. Et ma arvasin, et on natuke suuremad pildi pealt või video pealt, mis ma olen ise näinud, aga tegelikult on natuke väiksemad, kui ma arvasin. Aga samas 4 inimesele saabki palju siiski. Et jah, need ülemised ja siis on veel 2 suuremat taskut on veel siin, 1 ja teine seal. Ehk siis on võimalus igal ühel oma asjad enda poolele ära panna. Ja et siis jah, sinna ülesse ka. Jah, põhimõtteliselt siia üles on võimalik riputada siis ka telgilambi.
ja mida iganes, panna mingi nööri siia, siin kahest poolt panna asju kuivama näiteks. või on võimalik ka veel lisa selline ülemine tasku osta või selline, noh, ma ei tea, lisakorrus, kuhu panna veel asju. kuskil midagi siukest olen näinud. kahel pool siis väljapääs, sissepääs on üks pool ja teisel poole ma panin enda elektritõuksi varju, et ei saaks märjaks. ja siis ega rohkem ei oska öelda. Üllatavalt õhukene on ikkagi see põhi, näete, et isegi läbi on näha. Ma alguses, kui ma panin sisetelki püsti ja ma hakkasin vaatama, kus kohas see põhjaosa on. Ja siis sain aru, et all right, see ongi põhjaosa. No loodame, et midagi ei juhtu. Saab näha. Products of Korea soon in China. Jep. Selline siis Big Agnes Copperspur HV Ultralight telk on. Wow. Üks väga hea omadus telgil tuli välja alles siis, kui läks pimedaks. Ma näitan kohe, mis see omadus. Vaat see, et tal on hästi palju helkureid küljes. Kunagi ei ole vist päris piisavalt palju, neid võib alati rohkem olla. Sest see on tõesti väga hea. Kuna pimedas on väga suur oht kogu aeg takerdada kuskil nööridesse, siis vaadake. Ei tea, kui hästi on seda näha, aga selleks peab vist natukene nõrgema valguse panema. Niimoodi. Ka need nöörid on helkurnöörid. Lihtsalt oivaline. Väga tore. See on midagi väga-väga head, kui on helkurnöörid. Nii, kell on praegu 3 läbi. Öö läbi on siiamaani sadanud. See on olnud suurepärane test sellele telgile veekindluse osas. Ja see on täiesti veekindel. Kuskilt ei ole midagi läbi tulnud. Väga hea meel selle telgi üle. Võtsin Bolt Drive'i, sõites kuskil 30 kilomeetrit sain sõita veel, aga siis juba läks juba tühjaks aku. Aga ma sain juba Tallinnas välja Rocca al Mare keskusesse, nii et täitsa okei oli.